On katastroofe, mis suudavad hävitada terve linna. On ka õnnetusi, mis võivad põlvili suruda terve riigi. Aga sinu teadmata on olemas veel haruldasem ja hirmutavam sündmus kui need. Ja see on terve kontinendi aeglane häving. Meie maailmakaart on peagi muutumas. Ma räägin sellest, kuidas Aafrika manner jaguneb 2. Aafrika idaosas tegutseb maal tohutu jõud. See ei ole sõda, see ei ole kliimamuutus ega ka ajutine loodusõnnetus. See on geoloogiline protsess, mis algas miljoneid aastaid tagasi ja kestab siiani. Geoloogide uuringute kohaselt on Ida-Aafrika riftisüsteem väga ulatuslik pragude ja murrangute võrgustik, kus erinevad tektoonilised plaadid aeglaselt lahknevad. See asub Aafrika all. Aafrikas on väga ulatuslikud tektoonilised plaadid. See protsess võib lõpuks viia uue ookeani tekkimiseni, kuid enne kui see juhtub, põhjustab see Aafrikas tugevaid maavärinaid ning siin asuvad ka mõned maailma kõige aktiivsemad vulkaanid. Üks selgemaid näiteid selle kohta asub Kongo Demokraatlikus Vabariigis. Siin asub Nyiragongo mägi, vulkaan nimega Nyiragongo. Isang bulkan na matagal nang kinatatak. Nii ütlevad eksperdid, mitte ainult sellepärast, et see on aktiivne, vaid ka selle sees oleva ainulaadse laava tõttu. Enamik maailma laavavooludest liigub aeglaselt. Sageli on inimestel piisavalt aega lahkumiseks, kuid Nyiragongos on olukord teistsugune. Selle laava on vedelam ja voolab kiiremini kui teiste vulkaanide tavaline laava. Seetõttu võib üks purse olla väga hävitav juba lühikese aja jooksul. Aga enne kui me arutelu alustame, palun ma sinult üht laiki ja palun telli ka meie kanal. See on meile sisuloojatele väga suureks abiks. Alustame siis. 17. jaanuaril 2002 juhtus Goma linnas midagi kummalist. Äkitselt avanesid vulkaani külgedel praod ja tohutu kogus laavat hakkas linna poole voolama. Vaid mõne tunniga mattusid teed laava alla. Tuhanded majad hävisid ja isegi linna lennujaam sai kannatada. Teadus- ja humanitaarorganisatsioonide aruannete kohaselt olid tuhanded inimesed sunnitud lahkuma, samal ajal kui laava jätkas voolamist. Mõnede hinnangute kohaselt ulatub mõjutatud elanike arv peaaegu 500,000. Suur osa Goma linnast sai kahjustada ja paljud pered jäid koduta. Kuid teadlaste jaoks ei ole see purse lihtsalt tavaline vulkaanikatastroof. See on hoiatus. See on märk, et maa sügavustes toimub veelgi suurem muutus. 3 aastat hiljem juhtus Ida-Aafrikas veel üks kummaline sündmus. Seekord juhtus see Etioopias. 2005. aastal tabas Afari piirkonda järjestikused maavärinad. Samal ajal muutus aktiivseks Tabahu vulkaaniala. Kuid veelgi üllatavam polnud mitte tuhk ega suits, mis taevasse tõusis, vaid maa ise. Seismilise aktiivsuse jätkudes tekkis maapinnale tohutu lõhe. See ulatus mõnes piirkonnas umbes 37 miili pikkuseks. Kohalike elanike jaoks nägi see välja nagu stseen katastroofilmist. Kuid geoloogide jaoks oli see erakordne võimalus olla tunnistajaks mandri lahknemisprotsessile selle toimumise ajal. Kui eksperdid uurisid sündmusi Kongos ja Etioopias, ilmnes oluline seos. Kuigi kohad ja katastroofid olid erinevad, oli neil mõlemal üks ja sama päritolu. Ulatuslik riftsüsteem, mis aeglaselt tõmbab Ida-Aafrika mõlemad pooled teineteisest eemale. Selle piirkonna all tõuseb pidevalt kuum magma planeedi sügavusest ülespoole. See protsess tugevdab maavärinaid, aktiveerib vulkaane ja nõrgestab aeglaselt maakoort selles piirkonnas. Ja kuigi see protsess on aeglane, on geoloogidele selge, et praegu toimub tohutu muutus. Kongo vulkaani pursked ja maapinna lõhenemine Etioopias ei ole eraldiseisvad lood. Need on osa ühest geoloogilisest muutusest, mis võib kauges tulevikus Aafrika kaarti muuta. Siiski, kui me vaatame tänapäeva Aafrika kaarti, ei näe me ookeani, mis mandrit poolitab. Kuid geoloogide sõnul ei pruugi see igavesti nii jääda. Aafrika idaosas maal kulgeb väga ulatuslik geoloogiline piir, mis läbib mitmeid riike, sealhulgas Etioopiat, Keenias, Tansaaniat, Ugandat, Ruandat ja teisi lähedal asuvaid piirkondi. See on koht, kus erinevad tektoonilised plaadid tõmbavad üksteist aeglaselt lahku.
see protsess on väga aeglane. Tegelikult liigub see aastas tavaliselt vaid mõne millimeetri võrra. Igapäevaelus on seda peaaegu võimatu märgata. Kuid kui selle mõju koguneb miljonite aastate jooksul, muutub muutus väga suureks. Just nii juhtus ka meie planeedi minevikus. Geoloogide uuringute kohaselt juhtus see 100 miljoneid aastaid tagasi. Peaaegu kogu maa maismaa oli osa ühest hiiglaslikust supermandrist, mida nimetatakse Pangeaks. Aja jooksul hakkasid tektoonilised plaadid liikuma, kuni moodustusid mandrid, mida me täna tunneme. Seega teadlaste jaoks ei ole see, mis Ida-Aafrikas toimub, looduse kummaline õnnetus. See on protsess, mis on maa ajaloos mitu korda aset leidnud. Ainus erinevus on see, et nüüd on meil võimalus seda jälgida, kui see toimub. Üks tähtsamaid paiku selle mõistmiseks on Afari kolmnurk Aafrika kirde osas. Siin kohtuvad 3 suurt tektoonilist laama. Nubia laam, mis katab suure osa Aafrikast, Somaalia laam, mis asub kontinendi idaosas ja Araabia laam, mis on ühendatud Araabia poolsaarega. Geoloogide sõnul need 3 laama ei suru üksteise poole, vaid liiguvad aeglaselt üksteisest eemale. Kui nende vahemaa suureneb ja maakoorik venib, muutub see järk-järgult õhemaks, tekivad praod ning planeedi sügavustest pääseb välja magma. See on põhjus, miks selles piirkonnas on nii palju aktiivseid vulkaane ja maavärinaid. Ja see on ka põhjus, miks mõned teadlased usuvad, et väga kauges tulevikus võib India ookeani vesi tungida riftisüsteemi madalamatesse osadesse. Kui see juhtub, võib tekkida uus meri ja kui see protsess jätkub veel miljoneid aastaid, võib sellest saada täiesti uus ookean. Aga oluline on meeles pidada, et see ei juhtu meie eluajal. Enamiku geoloogiliste uuringute kohaselt nõuab selline mandrite eraldumine väga pikka aega. Võimalik, et see võib võtta mitu miljonit kuni 10 miljoneid aastaid, enne kui mandrikuju täielikult muutub. Samal ajal ei ole seal elavate inimeste jaoks kõige olulisem küsimus see, millal uus ookean tekib, vaid kuidas nad suudavad ellu jääda pideva geoloogilise aktiivsuse keskel. Ida-Aafrika erinevates osades kogetakse regulaarselt maavärinaid, uute lõhede tekkimist maapinnas ja vulkaanipurskeid. Paljude elanike jaoks on see juba osa tavapärasest elust. On kogukondi, kes elavad aktiivsete vulkaanide lähedal. On teid, mis läbivad piirkondi, kus maapinna lõhenemine on juba varem toimunud. Ja on linnu, kus kõik teavad, et neid võib taas mõjutada, kui lähedal asuv vulkaan muutub aktiivseks. Kuid sellest hoolimata jätkub elu. Lapsed käivad koolis. On ettevõtteid, mis avavad iga päev uksed. On peresid, kes jätkavad oma tuleviku rajamist piirkondades, mida on juba ammu peetud geoloogiliselt ebastabiilseks. Samal ajal kui eksperdid uurivad seda piirkonda, on ilmunud veel üks üllatav avastus. Aastaid on teadlased arvanud, et Ida-Aafrika eraldumine on lihtsalt tektooniliste plaatide tavapärase liikumise tulemus. Kuid kui nad uurisid piirkonna all olevat maad põhjalikumalt, kasutades kaasaegset seismilist pildistamist, nägid nad palju keerulisemat pilti. Glasgow ülikooli ja teiste rahvusvaheliste asutuste teadlaste uuringute kohaselt on olemas tõendeid selle kohta, et maa vahevööst tõuseb Ida-Aafrika all üles tohutul hulgal kuuma materjali. Mõned teadlased nimetavad seda mantlipluumiks või superpluumiks. Lihtsalt öeldes on see väga suur osa vahevööst, mis on palju kuumem kui seda ümbritsev kivim planeedi sügavustes. Kui see jätkab tõusmist miljonite aastate jooksul, avaldab see survet ülalasuvale koorikule. See nõrgestab ja tõmbab aeglaselt kontinendi osi laiali. Kuigi teadlastel on endiselt palju küsimusi superpluumi täpse rolli kohta selles protsessis, on neile selge, et Ida-Aafrikal ei toimu ainult lihtne laamade liikumine. Mängus on sügavam ja laiaulatuslikum jõud ning samal ajal, kui see vaikselt maa sügavustes tegutseb, muudab see jätkuvalt üht meie planeedi suurimatest kontinentidest. Sellest hoolimata, mida rohkem teadlased Ida-Aafrika rifti uurivad, seda selgemaks saab, et Aafrika all ei toimu mitte lihtsalt mandri lõhenemine. Tegelikult on olemas tõendeid, mis näitavad, et seda protsessi käivitav jõud ei tegutse pidevalt. Mõnede rahvusvaheliste uurimisrühmade, sealhulgas Southampton ülikooli teadlaste kaasaegsete uuringute kohaselt,
võib maa vahevööst ülespoole liikuv kuum materjal liikuda pigem impulsside või lainetena kui pideva vooluna. Lihtsamalt öeldes ei ole see nagu kraan, mis pidevalt voolab. See sarnaneb pigem südamelöögile. Iga kord, kui väga kuum materjal liigub planeedi sügavustest ülespoole, suureneb rõhk pealmises maakoores. Väga pika aja jooksul võib see korduv protsess aidata kaasa mandri teatud osade nõrgenemisele ja rifisüsteemi laienemisele. Kuid samal ajal, kui eksperdid püüavad neid jõude mõista, on veel üks maa mõistatus, mis äkitselt on saanud nende tähelepanu keskpunktiks. Ja see on seotud veega. Kui küsitakse, kust maa ookeanid pärinevad, mõtleme sageli, et kogu vesi asub meredes, jõgedes, järvedes, pilvedes ja jääs. Kuid viimastel aastakümnetel on see arusaam hakanud muutuma. 2014 aastal viisid Ameerika Ühendriikide Northwestern ülikooli teadlaste juhitud uuring andis tugevaid tõendeid selle kohta, et maa vahevöö sügavates kihtides võib olla peidus suur kogus vett. Need ei ole maa-alused järved, kus saab ujuda. Need ei ole ka suured ookeanid maal, nagu sageli näeb ulmefilmides. Selle asemel on vesi seotud mineraalide struktuuriga, mis moodustuvad äärmise kuumuse ja surve all. Üks tähtsamaid mineraale, mida teadlased uurivad, on ringutiit. See moodustub ainult maa väga sügavates kihtides, kus rõhk ja temperatuur on väga kõrged. Kui eksperdid uurisid selle koostist, avastasid nad, et see suudab oma kristallstruktuuris hoida vesinikku ja hapnikku. Lihtsamalt öeldes suudab see salvestada suuri koguseid vett viisil, mida tavaline inimene ei näe. Seetõttu usuvad mõned teadlased, et mantlis võib olla peidus rohkem vett, kui me varem arvasime. Oluline on meeles pidada, et selle kogumahtu ei teata endiselt täpselt. Eksperdid uurivad endiselt nende reservuaaride täpset suurust ja jaotust. Kuid üks asi on selge. Maaplaneedi veeringe on palju keerulisem, kui vanades õpikutes õpetati. Vesi ei ringle ainult ookeanide, pilvede, vihma ja jõgede vahel. Selle tsükli osa võib ulatuda ka 100 kilomeetrite sügavusele meie jalgade all. Geoloogide sõnul on võimalik, et tänapäeval maapinnal olev vesi on seotud protsessidega, mis toimusid planeedi kujunemise ajal miljardeid aastaid tagasi. Osa sellest veest võib sattuda mantlisse subduktsioonitsoonide kaudu. Teine osa võib aga vulkaanilise tegevuse kaudu taas pinnale jõuda. See tähendab, et maapinna ja sügava sisemuse vahel toimub aeglane, kuid väga ulatuslik materjalide vahetus. Ja siin muutub Ida-Aafrika lugu veelgi huvitavamaks. On uuringuid, mis väidavad, et selle piirkonna all asuvas vahevöös võib olla rohkem vett siduvaid mineraale kui mujal. Kui nende mineraalide olemasolu ja altpoolt tõusva väga kuuma vahevöö materjali mõju ühendada, võivad mõned geoloogilised protsessid muutuda kiiremaks. See ei tähenda, et Aafrika all oleksid hiiglaslikud ookeanid, mis mandrit otse altpoolt eraldavad. Kuid see näitab, et kontinendi sügavustes toimib samaaegselt palju omavahel seotud protsesse. Ja kui teadlased neid protsesse uurivad, on Ida-Aafrikas veel üks kummaline koht, mis on juba pikka aega mõistatust pakkunud. Üks järv, mis näib olevat vastuolus meie tavapärase arusaamaga loodusest. Tansaania põhjaosas Rifti piirkonna lähedal asub Naatroni järv. Esmapilgul tundub see lihtsalt järv kuivas keskkonnas, kuid selle vesi on erakordne. Tänu kõrgele naatriumkarbonaadi ja teiste lahustunud mineraalide kontsentratsioonile ulatub järve aluselisus tasemeni, mida enamik loomi ei suuda taluda. See on ka põhjus, miks kuulsaks on saanud mõned fotod järve ümbrusest leitud säilinud lindudest ja loomadest. Seda kirjeldatakse sageli internetis kui järve, mis muudab loomad iviks. Kuid teadlaste sõnul on õigem öelda, et vee kõrge leeliselisus ja mineraalisisaldus aitavad pärast loomade surma mõningaid jäänuseid säilitada. Nad ei muutu sõna otseses mõttes kiviks. Siiski on selle mõju piisav, et mõned järve ümbrusest leitud jäänused näevad välja nagu kujud. Ja nagu paljudel teistel Ida-Aafrika kummalistel paikadel, on ka Naatroni järvel seos piirkonna aktiivse geoloogiaga. Mineraalid, mis annavad sellele järvele ainulaadse keemilise koostise, on seotud vulkaaniliste ja tektooniliste protsessidega, mis on seda Aafrika osa juba ammu kujundanud. Lihtsamalt öeldes, alates vulkaanidest, läbi mandri lõhede kuni kummaliste järvedeni.
ilmneb järk-järgult üks ja sama lugu. Ida-Aafrika all tegutseb tohutu jõud. Ja mida rohkem me selle kohta avastame, seda paremini mõistame, kuidas maa jätkab oma kuju muutmist. Seetõttu, kuigi seda nimetatakse sageli järveks, mis muudab loomad kiviks, on selle taga olev teadus palju keerulisem. Ja siin tulebki mängu Naatronijärve kõige erilisem osa. Järv, mis on paljudele loomadele ohtlik, on teistele aga eluks vajalik. National Geographicu andmetel on Lake Natron oluline pesitsuspaik väiksematele flamingodele. Kohas, kuhu kiskjad peaaegu ei satu, on flamingod leidnud endale loomuliku kindluse. Vesi, mida teised loomad kardavad, pakub flamingodele kaitset nende pesadele. Pesitsushooajal saabub siia tuhandeid flamingosid. Järve madalas osas teevad nad pesi saartele ja mudaväljadele, kuhu teistel loomadel on raske ligi pääseda. Seetõttu näed ühes kohas looduse kahte palet. Mõne jaoks tähendab see surma, teiste jaoks aga pääsemist. Ja samal ajal, kui Natroni järv näitab vulkaaniliste mineraalide ja riffide tegevuse erilist mõju maapinnale, on Aafrikas veel üks koht, mis on teadlasi veelgi enam üllatanud. See ei ole järv ega ka vulkaan. See on hiiglaslik ring Sahara kõrbe keskel. Mauritaanias on kosmosest näha tohutut moodustist, mis näeb välja nagu silm. Paljud kutsuvad seda Sahara silmaks. Teaduses tuntakse seda kui Richati struktuuri, mis ülalt vaadates näeb välja nagu seeria suuri rõngaid kõrbe keskel. Tänu selle peaaegu ümmargusele kujule arvasid paljud inimesed varem, et see võib olla kunagine meteoriidikraater. Kuid NASA Maa-observatooriumi andmetel ei ole see lihtne kraater ega Sahara kraater, mis oleks tekkinud kosmilise kokkupõrke tagajärjel. Praegu aktsepteerivad geoloogid enamasti, et Richati struktuur on erosioonist tekkinud geoloogiline kuppel. See tähendab, et see oli kunagi kõrgem kivimikiht, mida erosioon on väga pika aja jooksul järk-järgult ära kulutanud. Kui pehmemad kivimid kulusid ära, jäid alles tugevamad kihid, mis tõttu tekkis selle välimus nagu hiiglaslik sihtmärk kõrbe keskel. Tänu oma ebatavalisele kujule on selle kohta tekkinud palju teooriaid. Mõned ütlevad, et see võib olla seotud kadunud Atlantisega. Mõned võrdlevad selle kuju Platoni vanade kirjeldustega. Kuid tänaseni puuduvad tugevad teaduslikud tõendid, mis kinnitaksid, et Richati struktuur on iidne linn või Atlantise jäänused. Seega, kui räägime dokumentaalfilmist, on selline seletus turvalisem ja tõepärasem. Sahara silm ei pea olema müütiline linn, et olla muljetavaldav. Sest selle tõeline lugu on palju sügavam. See on loomulik ülestähendus maa liikumisest, kivimite tõusmisest, erosioonist ja maa pikast ajaloost, mis on kõrbe keskele sisse kirjutatud. Lake Natroni juures näeme, kuidas geoloogia suudab muuta järve äärmiselt ohtlikuks. Richardi struktuuris näeme, kuidas aedlane aja ja maa liikumine suudab luua peaaegu täiusliku kuju. Need on erineva kujuga, aga mõlemad on meeldetuletuseks, et Aafrika ei ole ainult kõrbekontinent. Savann ja mäed. See on elav maa laboratoorium, koht, kus võib näha planeedi jõude. Mõnikord tules, mõnikord vees ja mõnikord kivimite harjadel, mida võib näha isegi kosmosest. Tegelikult on tõeline põhjus, miks see tekkis palju põnevam kui paljud vandenõuteooriad. See näitab, kui palju suudab loodus korda saata, kui talle anda piisavalt aega. Ja samal ajal, kui teadlased püüavad mõista Sahara kummalisi moodustisi, leidub kõrbe liivas veel üks mõistatus. See ei ole kivi ega ka fossiil, see on teatud tüüpi klaas. Liibüa kõrbe keskel on laiali tuhandeid tükke kollast klaasi, mis päikese käes särab. Seda tuntakse kui Liibüa kõrbe klaas. Esmapilgul näeb see välja nagu tavaline klaasitükk, kuid kui teadlased seda uurisid, avastasid nad, et see on väga vana. See on vanem kui püramiidid, vanem kui esimesed linnad ja vanem kui inimkonna ajalugu. Uuringute kohaselt tekkis see umbes 26 miljonit aastat tagasi. Seetõttu on selge, et seda ei loonud inimene. Suurem küsimus on, mis selle lõi? Selleks, et liiv sulaks ja muutuks klaasiks, on vaja väga kõrget temperatuuri, palju kõrgemat kui tavaline kõrbe kuumus. Seetõttu usuvad paljud geoloogid, et selles piirkonnas toimus kunagi väga võimas kosmiline sündmus. Võimalik, et suur meteoriit või asteroid plahvatas atmosfääris või tabas piirkonda, tekitades piisavalt kuumust, et tõepoolest sulatada suuri kvartsirikka liivaalasid.
siiski on mõned üksikasjad, mida pole tänaseni täielikult suudetud seletada. Seega, isegi kui on olemas tugevad teooriad, jääb Liibüa kõrbeklaasi täpne päritolu endiselt mõistatuseks. Kuid Sahara kõrbest ei leita ainult kive ja klaasi. Selle liiva all on peidus ka jäljed inimestest, kes elasid siin ajal, mil see polludel kõrb. 2003 aastal avastati Nigeris oluline arheoloogiline leiukoht, mida tuntakse nime all Kobero. Praegu on see piirkond täiesti kuiv, aga 1000 aastat tagasi oli siin järv ja piisavalt vett, et toetada suuri inimkogukondi. Arheoloogid leidsid sadu matmispaiku, mis annavad väärtuslikku teavet Sahara iidsete elanike kohta. Mõned esimesed rühmad olid kütid ja kalurid, kes elasid ninnenänade rohelise Sahara ajal, mil suur osa piirkonnast oli märjem ja rohelisem. Kui kliima taas muutus, kadusid mõned neist kogukondadest ja need asendusid teiste inimrühmadega. Üks tuntumaid leide Koberos on ühe naise ja 2 lapse matmine, kus nad olid kõrvuti maetud. 1000 aastaid on möödunud, kuid nende asendist on endiselt näha ühe perekonna lähedast sidet. Arheoloogide jaoks on see üks kõige liigutavamaid leide kogu Sahara kõrbes. See tuletab meelde, et enne kui see piirkond muutus kõrbeks, elasid siin inimesed, armastasid, lõid perekondi ja jätsid jälgi, mida võib siiani leida. Ja Sahara kõrbes on veel üks koht, mis näitab, kui varakult hakkasid inimesed taevast jälgima. See on Nabta Playa Lõuna-Egiptuses. Praegu ümbritseb seda kohta ainult liiv, kuid 1000 aastaid tagasi oli see oluline paik iidsete kogukondade jaoks. Siit leiti kiviring, mis on vanem kui Inglismaa Stonehenge. Paljude uurijate sõnul võidi seda kasutada omamoodi astronoomilise tähisena, et jälgida päikese liikumist ja aastaaegade muutumist. On olemas keerulisemaid teooriaid, mis seovad selle tähede ja tähtkujudega taevas, kuid mõnda neist pole veel täielikult tõestatud. Selge on vaid see, et inimesed, kes siin elasid 1000 aastaid enne muistse Egiptuse tõusu, omasid juba piisavalt teadmisi taeva jälgimise kohta. Ja võib-olla on see Sahara mõistatuste suurim õppetund. Kui me täna kõrbe vaatame, tundub see elutu, aga iga liivakuhja all võib peituda osa maa ajaloost. Muistseid järvi, kadunud kogukondi, kosmiliste kokkupõrgete jälgi ja saladusi, mida teadlased püüavad tänaseni mõista. Sest mõnikord ei leidu meie planeedi suurimad mõistatused mitte ookeani sügavustes ega kaugete tähtede seas, vaid need on peidus vaid mõne meetri liiva all, oodates taasavastamist.